Tere tulemast tagasi Accelerista kanalile või peaksime ütlema buongiorno, sellepärast et tänane peategelane on Alfa Romeo Tonale, mamma mia, grande bella. Tegu on meil hübriidiga. Kapoti alt leiame 1,5 liitrise bensiinimootori, mis toodab umbes 117 kilovatti, aga sinna juurde tuleb veel elektrimootor, mis annab veel lisa 8 kilovatti ja kõik need koos töötavad suurepäraselt. Tegelikult paberi peal on mootor ju kesine, selles suhtes 1.5, väike hübriidi, üks seal taga, aga edasi läheb. Käigukast on väga hea ja see teebki nagu selle vahe sisse nagu nii-öelda võib-olla siis konkurentidega. Autol on umbes siis 160 hobujõudu, kaalub ta umbes 1600 kilogrammi. Kuigi ta ei tundu tegelikult nii raske, et sõiduomaduste poolt on ta nagu väike auto. Ütleme nii, et näiteks Tallinnas ta on piisavalt suur, et olla autoriteetne, aga ta ei ole ka nii suur, et sa näiteks ei saa vanalinna sõita. Üldse kiitsamad kohad tegelikult Kalamaja vahekant on ka, kus väga palju. Siin on tihtipeale see, et üks sõidusuund on kinni pargitud, kuna kusagil parkida ei ole. Siis sa pead sööstma, lastma autosid vahele, tõmbama kõrvale ja tihtipeale on olukorrad on kitsad. Kitsaks selle autoga tegelikkuses ei lähe. Samas ta ei ole ka mingisugune punn. Suurus on ideaali lähedane. Ma arvan, see oli ka üks põhjus, miks ta aasta autole nagu kandideeris. Siin on mingisugused väiksed agad tegelikult on sellel autol, et aju, mis tegeleb nagu muude asjadega, nagu näiteks natukene selle meediapaneeliga, natukene spidoblokiga ja natukene ka elektrisüsteemiga on vist väikesed mured. Sellepärast, et näiteks salongi tulesid väga hästi tööle ei saa. Bluetooth ühendub päris tihti lahti ja lihtsalt heast peast. Multimeedia reageerimiskiirus ise on okei. Aga vahepeal tõesti ei saa aru, kui sa puudutad teda. Ja koheselt, kui lahkusin esinduse parklast, viskas mul ette collision control on off, ehk siis see kokkupõrke kontroll on off ja üldiselt ei saa kasutada ühtegi püsikat ega ka seda kauguse pealt auto jälitamise funktsiooni. Sellepärast, et ta ütles, et üks andur on nii-öelda, ma ei tea, räpane või blokeeritud, kuigi esinduse parklast ta ju tuli täiesti puhtana välja. Et seal on sellised väiksed asjad ilmselgelt, seal on nagu interpreteerimises kinni, kindlasti need lahendused on leitavad, aga hetkel nagu pigem olen sõitnud ja keskendunud sõitmisele, et tühja sellest püsikiiruse hoidest esialgust, et ma ikkagi tahan ju sellega sõita, mitte lasta ennast sõidutada sellel. Ja mina tahan selle autoga sõita. Võib-olla ta võiks olla nelikveoline, aga ta ei pea olema. Et selles on ka piisavalt lusti esiveolisena. Ja paned dünaamiku peale ja sa ei jää mitte kusagil hätta. Kohalt minek on krapsakas ja isegi ka ronib päris kiiresti. Ja maanteesõit on ka rahuldav. Sõiduomadused. Rool on väga tundlik. Ja erinevates sõidumoudides käitub rool erinevalt, mis on ka loogiline. Tavalisest on süke mõnus, väike vastupanu on, keerad dünaamiku peale, rool läheb kohe palju vabamaks, tekib selline kardilik tunne, et saad seda väänata päris hästi ja päris suurtel kiirustel. Pidur on küllaltki tundlik. Piduriga tuleb harjuda, aga kui sa ära harjud, siis see on väga hea, sellepärast et pidurid ise on ka tasemel. Sõidustiile on 3. DNA on siis nagu väga kavalalt lahendatud see asi. D, ehk siis dünaamik, ma eeldan. Rool läheb pehmemaks, pidur läheb jäigemaks, vedrustus läheb jäigemaks. N, ehk siis tavaline komfort, ma arvan, sellel on itaaliakeelne vasteala, mingi naturel või ja A, mis on siis ökomood. Ja A puhul ta võtab natukene sul võimu mootorist maha ja ta ise pidurdab siin natukene ka kinni mingil määral. Ma ei kandideeri roheliste ridades see nädalavahetus, kui ma selle autoga olen, sellepärast et taldada on saanud 7,2 linnas. Ja see on nagu ebaviisakalt vajutades nii-öelda siis selle dünaamilise sõidustiili peal. Need puhtast metallist käigulabad
on meeletult suured kogu pikkuses peaaegu mööda rooli äärt. Sul võib jääda, kui sul on lühemad näpud, seda mure mul ei ole, aga sa ei pruugi ulatada kojamehi ega suunatuld väga hõlpsasti kasutama, et need on nagu nende labade taga veel kaugemal. Taaskord harjumise küsimus arvatavasti. Selles autos on Alcantara istmed, mis on punaste niitidega. Punased musta peal näevad väga kenad välja. Pehmed, mõnusad ja peatoed on ka kenasti tikitud Alfa Romeo logo. Mis puudutab tagumisistmeid, siis siin on mõnus, soe, pime, aga ruumi koha pealt ei virise, keskmisest pikem inimene mahub ära. Ärge laske sellest ennast heidutada praegu, see on tõesti magamisasendis see esimene iste, aga tegelikult tänu sellele, et siin on pehme kate, siis sa saad need põlved siia kujusse võtta. Taga on lisaks ka 2 sorti USB augud, see tavaline vana klassikaline suur ja siis USB-C auk laadimaks oma telefone ja puhurid ja kena, kaunis. See värv koos kõikide mustade detailidega, meil on koopa ääred, läikiv mustad detailid, tahavate peegel on mustad koos väikse Itaalia lipuga, 18 tolli väljed, mis on ka veel mustad ja koos selle rohelisega see istub ikkagi, ma ütleks kohe laitmatult. Superkena. Suur müügiartikkel on ka interaktiivsed tuled, mis teevad erinevaid voolulisi liikumisi. Peen. Ja ka taga. Pagasiruum. Automaatne, muidugi. Selle raha eest ju ei saakski muud moodi. Pead ära ei löö, püksi ei määri. Pagasiruumil on 2 korrust. Tunnete, vajan natuke rohkem sügavust, 20 liitrit rohkem. Siis saategi siit teha sellise lükke, et panete ta, väga väikse vaevaga sügavamaks. Niimoodi, et kui olete omandanud oskuse ennast läbi tennisereketi pugeda, siis võite ka siit otse tuppa minna. Siin on selline luuk olemas täitsa. Kaunis väike teine. Aga kui ise ei taha läbi minna, siis suusad ikka saate sealt läbi vajutatud, et siin on 3 meetrit vähemalt. Selle konkreetse auto hind, mis on siis Alfa Romeo Tonale Speciale, on 48 000 eurot. Ja selle eest, ma arvan, siin on kõik on olemas ühtegi asja, nagu see on ikkagi siis nüüd see täispakett. Et siin ei ole ühtegi nuppu, mis on tühja momendiga. Võid väita, et oma hinnaklassis leiaksid parema alternatiivi, aga Alfa Romeo peab ju meeldima, et seda osta. Ja nagu öeldakse, ostad ühe korra Alfa Romeot, siis jäädki seda ostma. See on nagu see haigus, mis sellega tihtipeale kaasa tuleb. Tegemist on ju ka aasta auto 2022 finalistiga, mis tähendab, et ikkagi andis nagu linnukese piisavatesse kastidesse, et teha ta nagu valiku aluseks aasta auto kategoorias. See tähendab, et see on hästi õnnestunud masin. Ikkagi see auto on väärt ese selle koha pealt, et mitte ta ei näe ainult seestkena välja, vaid ta ka liigub täpselt nii, nagu ta liikuma peab. Me ei saa rääkida siin mingisugusest meeletust sportmaasturist või millestki sellisest. Me saame rääkida kindlast, väledast, suurepärase mootoriga autost. Aitäh, et vaatasite ja kohtume üsna peagi Akselerista YouTube'i kanalil või meediaväljaandes. Ja kuidas itaallased ütlevad, grazie ragazzi, forza Alfa Romeo, grande, arrivederci.